Eesti majandusel on viimastest aastatest ette näidata vähe edulugusid. Mõned siiski on. Üks neist on meie ekspordiartikkel alkohol. Maailma on tabanud viimasel dekaadil džinni hullus ja sellest trendist on haaratud ka Eesti. Nii leiame täna kodukamaralt 10 džinni tootjat. Oma järgmises loos küsime, kas džinn on Eesti majanduse ekspordi edulugu? Kui šotlastel on viski, ukrainlastel horilka ja jaapanlastel sake, siis meil on Vana Tallinn. Liköör, mis kunagi avas kõik uksed ja millega osteti kokku suisa suvilaid. See maailmakuulus jook saab sel nädalal pensioniealiseks ehk tähistab väärikat 65. sünnipäeva. Ja tõepoolest, Vana Tallinn sündis 1960. aastal ja likööri autoriteks sel ajal olid siis Ilse Maar, Berhard Jürno ja Jaan Siimo, et nemad siis kolmekesi lõid sellise toote nagu Vana Tallinn. Ja esimene Vana Tallinna liköör, mis toodeti, oli kangusega 45 kraadi. Ja praegu lettidel on neid Vana Tallinna suuruseid, kanguseid, maitseid, mida iganes kui palju. Ja meil on väga lai amploa, et meil on tänaseks päevaks nii erinevad kangused, erinevad maitsed, erinevad eksklusiivsed tooted, jõulutooted ja kokku on meil siis 17 erinevat Vana Tallinnat. Eksite, kui arvate, et olete sattunud vaatama reklaamlugu Vana Tallinnast. Ei ole see lugu ka joomisest, küll, aga räägime alkoholi ekspordist, millega Eesti on ilma teinud juba tsaari ajast alates. Kui oluline on olnud Vana Tallinn Eesti jaoks laiemalt, Eesti suureks mängimisel? Ma arvan, et Vana Tallinn mängib erinevate eestlaste jaoks väga tähtsat rolli, olgu see siis nii reisides välismaale või ka eksponeerides toodet pidulaual, et Vana Tallinn on leidnud eestlaste jaoks koha oma südames kohe kindlasti. No mis siin salata, Vana Tallinn on ülituntud endistes liiduvabariikides. Sinna lähed, paned lauale, kõik plaksutavad, on õnnelikud. Kui sa lähed Vana Tallinnaga Prantsusmaale, kas ikka inimesed vaatavad seda kui asja, mida nii meeleldi juuakse? Jaa, aga kui sul on võimalus seda esimest korda maitsta, siis ma olen väga kindel, et inimesed soovivad seda veel maitsta. Nagu tarvitsevad Rein Lang ja Väino Koorberg Kuku raadio saates Olukorrast ajakirjanduses öelda, on nad vanamehed viinavabriku kõrvalt. Ja kui viinavabriku korstnad suitsevad, tähendab see seda, et Eesti majandusel läheb hästi. Aga võtame nüüd kätte ja uurime, kui hästi läheb Eesti alkoholi ekspordil. Rõõmustava uudisena võime tõdeda, et alkoholi tarbimise tabelis oleme kukkunud kolinal ja kunagise teise koha asemel leiame Eesti 6. kohalt. Tarbimisega 11,6 liitrit absoluutset alkoholi inimese kohta aastas. Me oleme maas lätlastest ja leedukatest. Samal ajal aga on kasvamas meie alkoholi eksport. Möödunud aastal müüsid Eesti tootjad välismaistele turgudele alkoholi 129 miljoni euro väärtuses. Kas me võime liialdamata väita, et džinnist on tänaseks päevaks saanud Eesti alkoholi ekspordi vaieldamatu number 1? Ma arvan küll, Crafters džinni me ekspordime rohkem kui 70 riiki maailmas. Kui me alustasime, siis võib öelda, et tänu Vana Tallinnale jõudsime erinevatele turgudele, sest Vana Tallinn on ju pikalt olnud tootmises, et see aitas kindlasti Craftersile kaasa, aga tänaseks päevaks on kindlasti Crafter saanud oma tuule tiibadesse ja esineb väga edukalt erinevatel eksportturgudel. Liviko-suguste suurtegijate kõrval on püünele pääsenud ka väiksemad kvaliteetse napsutootjad, nagu näiteks Junipeerium. Kas me võime sina peale minna? Jaa, loomulikult. Ma olen nii vana mees küll. Mis sa ütled, miks peaks džinni jooma? Ta on ju kibe ja mõru. Siis sa oled kehva džinni joon, sest tegelikult džinni maailm on väga rikkalik. Praegu ma arvan, et hetkel on tootmises maailmas üle 10 000 erineva džinni. Ma tean, et Suurbritannia laevastik veel 80-ndatel igapäevaselt kirjutas välja džinni skorbuudi vastu. Ja, aga vaata, võtta kadunud Inglise kuninganna, iga päev jõi vähemalt 1 või 2 džinntoonikut, nii et kui hea ta välja nägi ja kaua ta elas. Minu jookide tegemise kogemus läheb lapsepõlve, kui ma isa kõrval nägin, kuidas ta tegi koduõlut ja veini ja ka mina tegin oma esimesed veinid 12-13 aastaselt, nii et ma ei joonud neid, aga mulle meeldis protsess
et see oli põnev ja noh, pärast kooliaeg oli ikka keemia huvi oli kõva, kui 5. klassis sai intensiivselt keemiaga tegeldud. Aga esimene džinn? Esimese džinni mäletan täpselt, oli Liviko Balti džinn. Läksin vana jalgrattaga poodi, tõin ära pudel džinni ja purk mango mahla ja klassiõega keerasime selle näo vahele. Ma mõtlesin, millal sa esimese tegid? Millal ma tegin? Tegin ma muidugi oluliselt hiljem, aga nii-öelda džinniga tutvust tegin aastal 78. Džinnitootja Unipeerium alustas tegevust vahetult enne koroonapandeemia algust Tallinnas Telliskivi kvartalis, kui omavahel panid nägemused kokku Tarvo Jaansoo, Andres Käsper ja Are Ormus. Kand pandi kohe maha. Eesmärk ei olnud naljaviluks kärakat teha, vaid luua džinn või suisa džinnid, mis oleksid maailma parimad. See esimene, mis maailma parima tiitli võitis, on džinnliköör ehk sloe džinn või slow džinn. Kuidas me hääldame, ta on siis tehtud lauka ploomist, eraldi džinni kategooria. Kanguseks on meil valitud 30% ja hästi palju suhkurt, et ta ongi siis džinnliköör. Järgmiseks on siis meie Navy Strength ja sel aastal saime siis maailma parima tiitli Barrel Finished Cherry džinniga. Ehk siis me kirsi džinni oleme pannud akaatsia vaati, aasta otsa teda seal hoidnud ja saanud ühe väga erilise joogi. Need on meie 3 maailma parimad. Kui sa otsustad kuskil osaleda džinni võistlusel, siis sa maksad ära oma osalustasu. Sulle öeldakse, mitu kategoorias või mis kategoorias sa tahad osaleda, siis saadetakse need näidised sellele korraldajale. Korraldaja jagab siis need sinu džinnid 100 millistesse nummerdatud pudelitesse, saadab selle üle maailma laiali nendele degustaatoritele, siis see protsess võib aega võtta 3-4 kuud ja siis liidetakse punktid kokku. Et see on täiesti imetestingu tulemusel saadud medalid. Omamoodi kullaga ja seal kõrval hõbedaga särab ka suurtootja Liviko, kelle bränd Crafters lööb laineid kõikjal maailmas. Siin on nüüd siis 2 pudelit, mida minusugune lihtsurelik ei saa. Palun rääkige neist. Ja miks neid ei saa üks Eesti inimene? Et tõepoolest siis kuldset Crafters Golden Saffron džinni saate osta ainult Dubai lennujaamast ja see džinn ongi siis koostöös Dubai lennujaamaga välja töötatud ja tähistamaks siis Dubai Duty Free 40. sünnipäeva. Kuidas see välja nägi? Kas Dubai võttis Livikoga ühendust, ütles, et meil on niisugust asja vaja? Meil on seal juba pikaajaline koostööpartner ja eks see töö sündiski nendega koos, et me olime varasemalt juba Crafters London Dry ja Aromatic džinniga nende turul olemas. Ja lootust, et see jõuab meie kaubandusvõrku, seda pole olemas? Seda paraku ei ole. Et ainult Dubai. Isegi meie lennujaamas ei saa? Ei, ainult Dubai Duty Free'st. Tuleb meile soida. Head reisi. Ja teine? Ja teine on siis Crafters Infinite Citrus Gin. Väga uus toode, me toodame seda sel nädalal ja seda saab siis ka ainult reisikaubandusest osta. Nüüd Tallinna lennujaamas seda juba saab siis? Veel ei saa, aga töötame selle nimel, et see oleks seal esindatud. Tahtmatult, aga selgub, et omamoodi seos on ka meie loos Liviko ja Unipeeriumi vahel. Mina olen siis nii-öelda õppinud distiller ja tütar mul lõpetas sama toiduainete tehnoloogia küll aastaid hiljem ja töötas siis 4,5 aastat Livikos tootearenduse peal, nii et päris paljud Vana-Tallinna erinevad versioonid on tema käsi on mängus ja ka sinise Craftersi tegemise juures oli ta seal. Nii et ta on oma panuse andnud päris korraliku panuse sinna alkoholi tegemist. Muideks, kui see idee sündis, siis esimene kõne oligi mul tütrele, et kuule, et kas sa tahaks tulla Unipeeriumisse isaga koos džinni tegema, kuna ta oli esimese lapsega minemas just lapsepuhkusele ja ütles, et sorry, ja järgmine kõne oli siis klassivend Andresele. Seda, et enam ei käida väljas end pildituks joomas, kinnitab meile nii Tallinnas, New Yorgis kui mujal maailmas baarmenina töötanud Jürgen, kes teeb meile lõpuakordiks ühe klassikalise džintooniku. Ehk võime isegi väita, et lõpuks ometi on saanud meist eestlastest mõõdukad ja kultuursed tarbijad. Kas ma alustuseks tohin su selja tagant paluda seda taliskeri ja ühte viskiklaasi? Muidugi, palun.
Viski on minu jaoks ja just Talisker on hästi lihtne jook. See heli ja see heli. Ja rohkem ei olegi nagu vaja. Sul on see lõhn, neid on siin hästi palju erinevaid. Aga siis tuleb džinn. Noh, mida sa ei vala niimoodi välja. Ta on kibe ja ta ei ole hea lihtsalt joomiseks. Miks see nii on? No ma arvan, et eks see ongi igal alkoholil on enda karakteri, eks ju. Džinn on muidugi selles suhtes baarmeni jaoks natuke mõnusam asi, mida kokku segades, et muidugi tal on oma mingid karakterid ja maitsed, eks ju, kui viski on juba puhtalt joomiseks mõeldud, ehk siis baarmenitele selles suhtes meeldib džinni ikkagi rohkem. Nii, teeme siis meie maailma parima Navy džinniga, teeme ka siis maailma parima džinn-tooniku, paneme siia mõnusat džinni. Eks kodus võib panna nii palju, kui hing ihaldab. Meie kasutame praegu siin 5 tseeli. 5, mitte 4. Minule endale meeldib väga 5, sest et toobki natuke rohkem veel see džinni eripäraselt džinn-toonikust välja. Aga just, et selle aroomi ja maitse nagu omaduse mõttes on ju vahekord hästi oluline see, et kas sa siis paned 4, 3, 5, 6, 7, 8. Muidugi, eks see kokteilimaailm ongi see, et sa võid baaris käia, aga lõpuks ikkagi leiad selle, mis tegelikult sulle soovib selles suhtes. Eks meil tuleb ka väga palju meie püsikliente, kellel me juba teame, et on enda erisoovid ja siis selle järgi me valmistame ka kokteile. Ja siis täidame selle klaasi, kus on juba jää ja džinn sees, täidame siis ka meie enda toonikuga. See on siis selline light stiilis toonik, kus on natuke vähem suhkrut ja kiniini, et sealt just olekski eriti meie see maailma parima džinni maitse veel välja. Ja kuna see Navy džinn on juba siin sees on ka natuke sirunikoori, siis lisame siia natuke sirunit peale, et see värskust tuua. Ja Navy'l on ka veel selline lahe eripära, et kuna ta on üks meie ainukesi filtreerimata džinne, siis tooniku lisades ta läheb selliseks häguseks ja siis tuleb sellest kõikidest mõnusatest eeterlikest õlidest, mis siin sees on. Nii et palun, naudi. Hästi värske lõhnaga on küll. Ja maitse on ka väga hea. Nii et me võime öelda küll vabalt, et Eestis tehakse maailmatasemel džinni. Meil on maailmatasemel baarmennid. Nüüd tuleb meil joojatena ka maailma tasemele jõuda. Mitte siis rohkuse mõttes, vaid kvaliteedi. Nagu väidab baarmen Google, on maailmas 5498 erinevat džinni. Muidugi ei pea neist kõiki proovima ja tegelikult ei pea neist üleüldse mitte ühtegi proovima. Aga kui olete täisealine ja mitte sõltlane, siis miks mitte Eesti joogikultuuriga tutvust teha? Sest kuigi täistund ei propageeri alkoholi joomist, ei saa me end ka päris puritaanlasteks pidada.